Marge tunnistuse eest. Tarkust peab paluma. Tagantjärgi tarkus on tavaliselt see, mis mida me oleme juba kogemuse läbi saanud, et oleks võinud teha teisiti. Ma mõtlen oma seminaripäevil ülikooli psühholoogiatöödele, mitte enamus, aga üks osa nendest oli see, et kus ma ise lapsevanemana võib-olla panin puusse, panin mööda, aga et Jumal kuuleb palveid, nagu Marge just ütles, palve alumisega paluge tarkust, siis antakse ka neid võimalusi siluda, korda saada ja mul on täna oma tütrega palju lähedasem, palju tugevam suhe. Mitte ma ei ole ta ainult isa eest, vaid ka mentor, vaimulik juhendaja. Et see on see, mida Jeesus teeb palve anumise peale. Et väga hea tunnistus, Marge, aitäh sulle julgustuse eest. Aga okei, tänane kirjakoht või tänane minu sõnum. Armas Veeküla kogudus, armsad siinviibijad, tervitan teid kõiki tõesti meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel ja soovin Leisi koguduse poolt meile kõigile Jumala püha vaimu ligiolu ja Jeesusesse, Kristusesse jätkuvat kasvamist. Kas teadsite, miks Kristusesse kasvamine nii oluline on? Miks see peab toimuma? Kasvada Kristusesse tähendab süvendada. Kordan üle, süvendada meie suhteid temaga. Kui me Jeesusele oma elu ja südame üle anname ning võtame vastu tema lunastusohvri, mis juhtub? Me saame päästetud. Ja nüüd päästetud olles me saame ka lisaks lunastusele ka rahu südamesse, mille tulemusel saamegi nüüd keskenduda Jeesuse paremaks tundma õppimiseks. Ja kui sa tõesti tahad õppida Jeesust paremini tundma, januned tõsiselt tema järele, otsid temaga järjest lähedasemat suhet, sa Jeesusega nõnda süvendadki oma suhet. Olete kuulnud sellist väljendit, et mida lähemal sa Jeesusel oled, seda patusemalt sa ennast tunned? Mina küll olen tundnud, see on nii. Miks see juhtub? See juhtub sellepärast, et Kristuse valguses ja ligiolus ei jää midagi varjule. Ka kõige pimedamas südamenurgas tuleb seal varjatu väga selgelt nähtavale. Ja kui sa tunnedki, et miskit su südames hopis tuleb Kristuse ligiolu tõttu valgele, siis tegelikult ära kunagi heida meelt. Kui hingevaenlane on see, kes hakkab sind selle pimeduse tegude tõttu süüdistama, siis Jeesus on see, kes ütleb, et ära muretse, kallis laps, anna see mulle üle. Ma viisin sinu mured, haigused ja kõik eksimused ja pimeduse teod juba 2000 aastat tagasi ristile. Anna need mulle lihtsalt palves üle. Amen. Amen. Aga lisaks sellele, kui sa süvendad suhteid Jeesuse Kristusega, mis siis juhtub? Sa kasvad tema olemusse. Ja siis juhtub ka teine positiivne olukord sinu elus, nimelt see, et sa hakkad ära tundma ja aru saama, millised on tema plaanid sinu jaoks. Ja kui sa ütled tema plaanidel samuti ja seda tugevamat hakkad sa kogema ka läbi kandmisi ja varustamist oma elus. Lisaks ka veel pühitsust. Ja pühitsuselu ongi samuti midagi sellist, mida me peame taotlema. Näiteks Heebrea 12.14 ütleb meile, et taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat. Seega, mida sügavamat ja lähedasemat sa Jeesus tunned ning see tema olemusse kasvad, seda pühitsetum sa oled. Aga, et pühitsus saada, nagu sai öeldud, me saame siis, kui me kasvame Kristuse olemusse.
Aga samas see on samuti pühitsusprotsessi olemus, kui me laseme Kristusel püha vaimu väe läbi meie südameid valgustada. Ja tänane kirjakoht, mis mu südamesse tõusis, räägibki samast asjast, südamete läbi valgustamisest. Ja see kirjakoht tuleb Luuka evangeeliumist 11. peatükist, salmid 33-36. Ja see kõlab nõnda. Keegi, kes on süüdanud lambi, ei pane seda peitu vaka alla, vaid lambi jalale, et sisseastujad näeksid valgust. Su silm on ihulamp. Kui sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihu valgust täis. Kui ta on aga haige, siis on ka su ihus pimedus. Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. Kui nüüd kogu sinu ihu on valgust täis, see tähendab, et temas sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenist ja valgust täis, nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga. Aamen. Üsna tõsine sõnum ja üleskutse tegelikult meile kõigile. Kuid mida sellega Jeesus meile nüüd ütleb? Ta ütleb tegelikult meile seda, et nüüd mõtiskle, pööra tähelepanu ja keskendu sellele, kes sa oled, Jumala sõna ning püha vaimu väes ja valguses. Ma olen 11,5 aastat töötanud Kuressaare lennujaamas. Võimalik, et kui te olete läinud lennuki peale, siis ma valgustasin ja otsisin teie kohvrid ja taskud läbi, et seal midagi pommi või keelatud asju kaasas ei ole. Täna ma enam ei tööta seal. Ja oligi neid, kus jäid inimesed vahele relvade kandmisega või mida iganes, või ütleme selliste ainete pealeviimisega. Me tavaliselt avastasime need päris tihti, aga ma ei ole kuulnud, et oleks keegi läbi hiilinud. Aga siiski, inimene on ekslik, aga kui Jumal tuleb oma püha vaimuga meid läbi valgustama, mis sinna röntgeni pildi peale jääb? Miks me peaksime tähelepanu pöörama ja keskenduma sellele, et kes ma olen Jumala sõna valgel? Seepärast ei tohi me lasta enda sees oleval valgusel vaimselt pimedaks muutuda, mis viitab tegelikult teadmatusele või eksimisele Jumala sõna tõe suhtes. Püha kiri on täis selliseid manitsusi, mis viitavad sellele, et kui tähtis on piibli lehekülgedel kirjutatud teada ja tähele panna. Ja see omakorda on suurepärane tegelikult meeldetuletus meie ajakasutuse ja paljude meie tegemiste kohta, kuna me laseme sageli muudel asjadel endid Jumala tahtest ja plaanidest kõrvale juhtida. Aga kristlastena me tegelikult tahame, et me oleksime Jumala ees õiged, eks? Me tahame olla Jumala ees heaks kiidetud, olla aktsepteeritud ja tõelised valguskandvad kristlased. Seepärast me peamegi püsima Kristuses Jeesuses, kes meid Jumala ees ainsana õigeks teeb, kuid samas ka püha vaimu poolt inspireeritud Jumala sõna valgel meid pühitsusele üles kutsub. Isegi kuningas Taavet Vana Testamendi päevil psalmis 139, 23-24 palub ning hüüab Jumala poole, et Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted, vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. See oli Taaveti palve ja see peab olema ka meie palve. Jumal, katsu läbi meie süda, vaata, kas me oleme valuteel, kas me oleme omadega kraavi minemas. See on palve ja see näitab ja Jumal kuuleb palveid. Ja kui sa otsid Jumalat, siis ta tuleb sinu ligi ja näitab, kas sa oled valuteel või mitte. Kas südame sopis on midagi, millest on vaja puhastuda, mis ei takistaks meie vaimulikku kasvu ja pühitsust.
meie kui kristlaste asi on seda siis Jumalal lubada, meie südametega ja eludega teha. Aga see saab toimuma tõesti siis, kui me seda Jumalal teha lubame. Tegelikult on see kõikide inimestega niimoodi, et kõik inimesed komistavad eluteel mõne tõe otsa. Kuid lihtsalt palju on neid, kes tõde kuuldes ja nähes jooksevad minema, nagu poleks midagi juhtunud. Siis on selge, et tõe valgus nendeni lihtsalt ei jõua, sest sisemus hakkab tõe valguse juurest minema kõndimise ajal taas pimedusse mattuma. Ja see ei toimu ainult kristlaste juures, vaid igal pool maailmas kõikide muude asjadega. Ma olen Facebookis sotsiaalmeedias näinud mitmeid videosid, kus ajakirjanik näiteks tänava peal küsib inimeste käest, et kas mees võib sünnitada. Ja kui palju on neid pimedusse haaranuid, kes ütlesid, et jaa, loomulikult saab. Ütlesid, et jaa, loomulikult saab. Ja seda väitis ka üks vikerkaare lippu lehvitav kirikuõpetaja. Ja kui see ajakirjanik ütles, et aga teie kui kirikuõpetaja peaksite ju piiblit tundma ning ka seda õpetama, et ainult naine on see, kes saab ainsana sünnitada, siis jäi ainult natukene puudu sellest, et see ajakirjanik oleks selle kirikuõpetaja käest nuhelda saanud. Seega, tõde ja kaine mõistus räägivad midagi muud, kuid pimedus tõmbab paraku eriti just tänapäeva inimesi palju rohkem. Ja nagu on näha, kaasa arvatud ka kristlasi. Seega, sellepärast Jeesus kutsubki meid järjepidevalt üles mõtisklema, tähelepanu pöörama ja keskenduma sellele, et meie südamesilmad oleksid avatud ja terved, mitte kaega ega millegi sellise pimedusega kaetud, ja et mitte lasta meie sellel vaimsel valgusel pimeduseks muutuda. Ja mitte ainult vikerkaare teemadel, vaid absoluutselt kõigis asjades. Ja eriti nendes asjades, mis on igavikulise väärtusega. Leisikad teavad, ma ei tea, kas Reegulaomad teavad ka Mart Metsala ütlust, et 10 käsku me piiblis tunneme kõik. Aga mis 11. käsk on? 11. käsk on see, et sina ei pea mitte loll olema. Seega, Jeesuse sõnum ja Mardi poolt välja öeldus piibli 11. käsk omakorda viivadki meid, viitavad teadmatusele või eksimusele Jumala sõna tõe suhtes. Ja tõepoolest, ärgem seda kunagi unustage, et kui tänasest sellest jutlusest muud meelde ei jää, siis vähemalt see, et ei oleks teadmatuses või vähemalt teadlikus eksituses Jumala sõna tõe suhtes. Ja Apostlite 17.30 ütleb, et Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsita kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. Kuigi see sai öeldud seal Apostlite raamatus küll teises kontekstis, aga mõttesuund on sama. Tulla tagasi tõe alustele. Vaata, kas su silmadel on tekkinud äkki kae, mis ei lase enam valgust läbi. Maailm pimestab. Jumal ütleb, et ma teatud aeg sallin teadmatuse aegu, aga nüüd ma tahan, et sa meelt parandaksid ja tuleksid tagasi tõe alustele. Me teame, et selles loetud kirjakohas on valgus ja pimedus hea ja kurja metafoorid. Aga kui nüüd mõelda veel Jeesuse sõnadele, et kuidas saab valgus olla pimedus, siis me teame, et pimedus on mis? Valguse puudumine. Ja et pimedus põgeneb valguse eest. Kuid pimedus ei saa mitte kunagi olla valgus. Siis mida siin Jeesus ikkagi silmas peab? Jah, nii see ongi. Jeesus peab silmas südame probleemidest selle vaimses tähenduses.
Kogu see kontekst käsitleb siis inimese südame teemat, täpsemalt nende südame silmi. Ja seda, kuidas nad näevad, tajuvad ja mõistavad Jumala sõna tõde. Mõni loeb välja, et tõepoolest mees võib mehega abielluda ja naine võib naisega abielluda, see on armastus. Mõni loeb näiteks välja, et näiteks universalismi valeõpetus, mis ütleb, et absoluutselt kõik inimesed pääsevad, Jumal on armastus, Jumal hoolib kõigist, Jumal tahab, et kõik läksid tõe tundmisele, aga kas see on Jumala tõde? Ei ole. Me peame nägema ja tajuma ja mõistma Jumala sõna tõde. Jeesus annab ka täpsemalt mõista seda, et kuidas inimese arusaamist ja Jumala sõna mõistmist saab tegelikult blokeerida, pimendada, saab väänata, saab manipuleerida ehk saab muuta valgusest taas pimeduseks. Ja Jeesuse üleskutse ongi, et me hoiaksime jätkuvalt oma südame silmad lahti ja ka tervena Jumala sõna tõe valguses. Palju eksitajad on läinud maailma, et eksitada ka valituid kristlasi, tõmmata tõe alustelt eemale. Seega hoiame südame silmad ja lahti ja tervena Jumala sõna tõe valguses. Me teame kõik, et süda ei ole pelgalt emotsioonide koht, vaid süda on ka mõtte ja tahte asukoht. Olete nõus minuga? Ja. Näiteks te soovite minna näiteks midagi õppima ja selle läbi kellekski saada, siis see kõik hakkab pihta mõttest. Mõte seejärel realiseerub tahteavaldusena ja sa hakkad tegutsema selle mõtte elluviimise suunas. Ja isegi kui selles õppimisprotsessis on raske, aga sa oled siiski nii-öelda südamega asja juures ja võitled võiduka lõpuni, oledki teinud oma mõtte teoks. Aga kui Jeesus nüüd ütlebki, et hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus, siis Jeesus ütlebki seda, et see, mida me näeme ja see, mida me otsustame vaadata, mõjutabki meie elu. Seega need asjad, millele me tähelepanu pöörame, kujundavad meie mõtlemist siin eluteed ja usuteed käies. Meedia, mida me tarbime, see muudab meid. Loeme uudiseid, see muudab meid. Meil tekib mingi reaktsioon sellele. Raamatud, mida me loeme, mängud, mida me mängime, filmid, videod, televiisor, mida vaatame, need kõik kujundavad meie mõttemaailma. Ma tunnistan üles, ma käisin paar päeva tagasi jälle sõjafilmi vaatamas, ma tean, see kujundas mind ka samamoodi. Kuid see toob mind järjest rohkem sellesse militaarkeskkonda sisse, kus ma vaatan, et Jumal ongi mind tegelikult läkitanud. Aga ma tean, et see mõjutab mind. Nii et see, mida me vaatame või mida me teeme, see mõjutab meie elu. Ma ei ütle seda, et ärge telekat või meediat või interneti kuulake, vaadake või ärge kinos käige. Ei, seda peab tegema. Et kui me loeme uudised, et me teaksime, mis meie ümber toimub. Et me oskaksime ka sellele vajadusel ka reageerida. Kuidas 11. käsk oli? Sa ei pea mitte loll olema. Sa pead teadma, mis su ümber toimub. Seda peab tegema. Aga see on selleks, et me oskaksime sellele vajadusel reageerida. Et ka võib-olla seda ümbritsevat keskkonda positiivselt mõjutada. Me näeme, et kuskil on midagi viga, kuskil on midagi katki. Me reageerime sellele, kas või kogudusena. Me anname ka siia kogukonda oma panuse. Et seda keskkonda positiivselt mõjutada ikka paremuse poole. Head raamatud või head filmid ei ole samuti keelatud. Lihtsalt me peame jälgima, et mida me ammutame nendest kohtadest ja kui palju. Ja läbi katsuma ka kindlasti, et kas see on vale või tõde. Mis vilju see hakkab meie elus esile tooma?
kui sa ammutad tõde Jumala sõnast, evangeeliumi väest ja Kristuse vaimult ning lubad sellel oma mõttemaailma, elu ja südant muuta, siis on selge, et pimedus, mis veel sinu sees on või minu sees on, see hakkab taganema. Aga negatiivses tähenduses on sama olnud Kristuse valgusega. Kui me laseme näiteks mingist valest allikast pärit mõtetel teoks saama hakata, on järelikult südame silm kui ihulamp, nagu Jeesus ütles, haige. Mingi kae on peale tekkinud või mingi silmahaigus, glaukoom. Ja kui see on haige, peaks see vaimulik kae, ja ütleme, see vaimulik kae on tulnud silmale ja või siis muu kahjustust tabanud just valedest allikatest pärit kohtadest, siis hakkab ka inimese ihu ehk tema olemus muutuma pimeduseks. Ja siin isegi psühholoogia teadusharu kinnitab seda ainult piibli tervikkonteksti, et nii nagu inimene mõtleb oma südames, selline ta ongi. Kui Jeesus ütles, et su silm on ihulamp, siis me teame seda juba omast käest, et kuidas valgus ihusse siseneb. Valgus siseneb ihusse silma kaudu. Aga kui meil pole aga südame silmi, millega näha, siis me ei näe isegi siis, ükskõik kui eredalt päike meie ümber ka ei paista, mis meie ümber toimub. Inimeste probleem ei ole selles, et valgust ei ole. Inimeste probleem ongi see, et paljud ei taha näha Kristuse pääste ja olemuse valgust. Näiteks isegi Jesaja Vana Testamendi päevil, kui ka Johannese evangeelium ütleb, et paljudel on silmad, aga nad ei näe. Vaimulike silmade peal on nagu kate. Aga kui inimese südames valitseb Kristus ja püha vaim, siis see kombinatsioon hakkab inimese mõtteid ja tahet suunama Kristuse täiuse suunas. Inimene hakkab vaimulikult kasvama. Pühitsusprotsess hakkab pihta. Aga siiski, nagu öeldud, sellise klausliga, et ainult siis, kui me lubame seda pühal vaimul teha. Näiteks, kui püha vaim toobki midagi sellest südamesopist esile, valgustab mingit tumedat kohta, midagi, mida me näiteks oma südames varjame ja ütleme siis, et oota Jeesus, ma ise tegelen sellega, ma ise saan ennem pühaks ja siis tegelen ise selle patuprobleemiga. Kas selline asi toimib? Jälgigu mu kehakeelt. Ei toimi. Ma tean, et näiteks mul on mingi patuprobleem, ma hakkan sellega ise tegelema. Kas ma saan ise enda pattu kustutada? Väga õige, ei saa. Kes saab? Jeesus Kristus. Mida me tegelikult teeme, kui me ise hakkame patuprobleemiga tegelema, oma enda patuprobleemiga? Me varjutame tegelikult niimoodi evangeeliumi ja pühavaimu pühitsevad väge meie elus. Püha vaim ei tööta siis meiega, me ise töötame endaga. Aga kes meid pühitseb? Me ise või püha vaim? Püha vaim. Mul on siiamaani need lennujaama suured ekraanid silma ees. Vaatasin kellegi kohvrit, mis seal kohvris on, väga hästi oli näha. Aga mida püha vaim selle ekraani peal näeb? Ta tahab seda enda kätte saada. Las ma ise tegelen sellega. Laseme tõepoolest evangeeliumil ja pühavaimu pühitseval väel meie elus tegutseda. See puhastab meid, see pühitseb meid, see toob meid Jeesusele lähemale, kasvatab meid vaimulikult ja pühitseb. Ja hästi kurb on see, kui me varjutame evangeeliumi ja pühavaimu väge seaduse tegude ja religiooni vaimuga, et me ise saame hakkama. On meie südamesilmad juba pimedad ja meie ihu ehk olemus ei saa enam kogeda Kristuse evangeeliumi ja pühavaimu puhastavat väge. Seal ei ole ei rõõmu, rahu ega mingit Kristuse väge. Pigem on seal läbikukkumise ja pettumuse tunne.
jälle komistasin, jälle ma ei saanud hakkama. Jälle ma eksisin selles asjas. Õudust. Tänapäeval elab sellises eluviisis tegelikult üsna palju kristlasi ja ka mitte kristlased, kes tahaksid oma elu Jumalale anda ja näiteks kogudusega liituda, uskuge mind, jätkuvalt räägivad sellest, et ma ei saa enne kogudust tulla, ma pean enne pühaks saama. Alles siis tulen kirikusse ja Jumala juurde. Aga nagu öeldud, suur hulk kristlasi elavad jätkuvalt sellises arusaamas, et neil on olemas küll Jumala kartlikkus, kuid selle enda pühaks saamise protsessi sees nad ei tunne evangeeliumi väge ja täiust. Püha vaim ja Jeesus on need, kes puhastavad ja pühitsevad. Teevad meid Jumala ees kõlblikuks. Selles on evangeeliumi vägi ja täius. Me ei saa elada religioosset elu ja tegutseda nagu jätkuvalt käsuseaduse alusel, mis takistab Jumala sõna tõelist valgust ja pühitsevat väge. Ja kui Jeesus ütleb samamoodi oma järgijate kohta, et teie olete maailma valgus, siis seaduse tegude ja religiooni vaimuküüsis olles võrutavad nad Jeesust sellega oma ihus. See ei saa välja paistma hakata. Aga kui sinu sees on valgus, siis see paistab sinust välja, sest sa oled lamp pimedas maailmas. Kas Jeesus särab meie sees või religiooni vaim? Jeesus peaks särama. Ja seetõttu me peaksime nüüd kohe küsima, et kuidas siis mõista, näha, kuidas ne mõistavad ja näevad ja tajuvad mitte kristlased, Kristust Jeesust ning evangeeliumi väge meie sees, meie kaudu. Kas käsumeelse religioonina, nagu öeldud, või elu muutva Kristuse evangeeliumina, kus toimub patuuhaletest vabanemised, kus haiged saavad terveks, kus teemonid Kristuse püha vaimu ees taganevad. Kumb toimib? Kristuse evangeeliumi vägi, püha vaimu vägi. Sellel nädalal me saime Margitiga jälle teada, kuidas üks hästi tõsise ja raske teemonliku juhtumiga kodu sai teemonitest vabastatud. Jumal kutsus meid ühte kodu teenima. Seal oli enesetapu vaim, seal oli vägivalla vaim, seal olid väga rasked nagu olukorrad ühe kodu üle. Ja meid kutsuti seda kodu õnnistama, pühitsema. Ja samamoodi ma ütlesin oma algussõnas seal seda nagu evangeeliumi kuulutades, et me ei ole siin maagilist rituaali läbi viimas, vaid me oleme siin Kristuse väe esindajatena. Me õnnistasime ja pühitsesime selle kodu ära ja me saime teada, et Jumal oli teinud seal puhta puugi, heas mõttes. Seda ei teinud pastor Janek Järveotse abikaasa Margitiga, seda tegi Jumala, Kristuse evangeelium püha vaimu väega. Ei saavutanud seda me religiooni vaimuga ega käsumeelse elustiiliga. Ei, Jumal tegi Kristuse evangeeliumi püha vaimu valgustava väega seda. Seega, ainult Kristuse väe valgus ja see vabaduse sõnum on see valgus, mille kaudu Jumal tegutseb. Teine probleem, mis on vaata, et sama tõsine nagu vaimuliku pimeduse probleem, on see, millel tahaks tähelepanu juhtida. On ka palju nii-öelda sellist jutumärkides valgust, mida usutakse olevat valgust, kuid mida see tegelikult ei ole. Jätkuvalt on näiteks murekohaks see, et paljud arvavad, et erinevad religioonid või erinevad vaimsed praktikad viivad jätkuvalt Jumala juurde või sellisesse tõelisesse valgustusse. Ma sain see nädal, mis oligi, seesama nädal ka samamoodi, sain teada, et üks hingamispraktikaga sisemist valgust taga ajav noor naine sattus täpselt selle sama jama otsa, mis pimeduse jõud tema elus ja südames valla päässid. Ta käis regulaarselt mingi hingamisjoogat tegemas, seda praktiseerimas.
mis on selle eesmärk, hingamisjooga eesmärk, hingamispraktika eesmärk? Selle eesmärk on viia inimese meel täieliku tuimuseni. Ja sealt ta arvabki nüüd, jess, ma vabanesin pingetest, jess, ma sain mingi vabanemise. Tegelikult see on meele tuimus. Ja sellepärast see nii paljude jaoks nagu vabastav ja meeli ülendav ongi, et ta nagu tunneb, et ta sai mingi pingest nagu lahti, aga tegelikult see on petukaup. See oli tegelikult vaimse sidumisega lõks, mille tulemusel meele tuimuse kaudu väga-väga lihtsalt nüüd pimeduse jõud said inimese sisemusse, südamesse ja võtsid tema meele üle kontrolli. Purunes suhe, ta jäi lastega üksi, hakkasid asjad mitmes kohas mujalgi viltu vedama. Ja nüüd ma jälgisin temaga seda sotsiaalmeediat. Üsna kole pilt. Kurb oli kuulda, kuhu ta oli välja jõudnud. Et sellised nagu vaimsed praktikad, mis nii-öelda valgustuse tekitavad, need on päris ohtlikud lõksud, et me ka nende otsa ei satuks. Kaasa arvatud ka sellised valevalgust esile toovad valeõpetused, mis nii jõudsalt esile kerkivad. Ühes meie teisipäevases osadusgrupis Sioni koguduses, mida ma samamoodi juhatan, me tegelesime hiljuti nüüd väga põhjalikult valeõpetuste äratundmise ja eristamisega. Leisis me oleme nüüd puudutanud pigem neid põgusalt, aga siiski ka korduvalt ja pidevalt ka nagu valvel olles, et need valeõpetused ei imbuks osaduse palvegruppidesse ning ka kogudustesse. Ja tänapäeva maailm, eriti ka internet, soodustavad väga hoodsalt nende levikut ja nende valede võrku sattumine võib olla mõnele tõesti püüdepaelaks, sest nagu me just kuulsime, et hingevaenlane teeb kõik selleks, et hukutada ka valitsuid, tõmmata tõe alustelt eemale. Asendusreligioonid, asendusevangeeliumid, kas või seesama see universalism, juudi usustamine, mis iganes. Nii et me peame jälgima, mis meie kogudustes toimub, me peame jälgima seda, mis meie osadus- ja palvegruppides toimub, mis meie konverentsidel toimub, kas meid juhitakse tõe sisse või sellest kõrvale. Vaadake, et pimedus või teie valgus ei muutuks pimeduseks, see ongi Jeesuse point. Tõe alustelt annab kõrvale juhtida. Aga kui me räägime näiteks teistest religioonidest või ka isegi nendest vaimsetest praktikatest, mida samuti tihti inimesed eelistavad midagi muud kui Kristuse valgust, miks see on nii? See on sellepärast, nagu Johannese 3:19-21 ütleb, et ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma. Aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Aamen. Nagu lugesime, paljud ei taha tulla valguse juurde, Kristuse valguse juurde, miks? Asi ongi selles, et Jeesus hakkab tegelikult evangeeliumi valguses inimeste eludele nõudmisi esitama. Ehk ka samas pimeduse tegudest loobuma. Ja seda kardetakse ja välditakse. Ma ei saa enam kõrtsus käia. Ma ei saa enam ühte, teist ja kolmandat teha. See on tegelikult vaimuliku kasvu ja pühitsusprotsessi tulemus, kui inimene loobub kõrtsus käimisest või alkoholist või ütleme mingitest salapattudest. See on pühitsusprotsessi tulemus, see on jälle Jumala vaimutöö. Aga nüüd, kui inimene tunneb, et ma pean nüüd jubel paljudest asjadest loobuma, ma ei saa enam edasi patustada, ma tean, et see on patt, siis ma parem jään pimedusse. Äkki need tuuakse valguse kätte, mis siis saab. Aga need ei tooda valguse kätte mitte sellepärast, et inimest häbistada,
vaid selleks, et neist vabastada. Aga paraku nii on, et need Kristuse valgust kardetakse ja välditakse ja seetõttu ongi paljudele inimestele sellised teised religioonid ja sellised vaimsed praktikad nagu näiliselt ohutumad ja võimalusul saab ka neid nagu distantsilt praktiseerida. Aga me teame, et mis teiste religioonide tulemus on. Need viivad hukatusse. Vaimsete praktikate harrastamine viib hukatusse. Aga kes võtab vastu Kristuse? Laseb Kristusel ja evangeeliumi väel, kordan üle, Kristuse evangeeliumi väel ja pühavaimu väel ennast täita. See teab, et sellega algab tema elus nüüd vaimulik kasv, mis toob omakorda tema elu muutva pühitsusprotsessi ja Kristuse olemusse kasvamise. Lase evangeeliumi väel ennast täita ja pühavaimu väel ennast muuta. Paljud jäävad võib-olla sellise algkooli tasemele, tulevad usule, käivad pühapäeval kirikus, sellega asi piirdub. See on tegelikult sama, mis nagu algklassidesse pidama jäämine. Aga meil toodetakse rohkem, meil toodetakse põhikooli, meil toodetakse keskkooli, väga hea kui ka ülikooli, eluülikooli. Vaimulik kasv ja veel kord vaimulik kasv. Ärme jääme 2.–3. klassi tasemele, ükskõik mis elu allas. Kui sa käid tööd, teed oma tööd ustavalt, kasva, arene, õpi. Sama kehtib ka Jumala asjade suhtes, eriti. Aga laseme seda tõesti evangeeliumi väel, Jumala sõnal ja pühavaimu väel ennast muuta, ennast täita ja kasvatada. Sest see hoiab ka meie südame silmad puhtana ja tervena ja hoiab selliste valevalguste ja vale tulede eest, mis ongi tegelikult üks pimeduse vorm. Kui sa püsid Jumala sõnas, sa lased püha vaimul see enda seest nagu töötada, sa kuuled mingit valeõpetust või sellist õpetust, mis hakkab nagu kraavi kiskuma, püha vaim annab sulle märku. See on jama. Ära sellega palun kaasa mine. Seega, hoidkem jah oma südame silmad jätkuvalt Jumala sõnal evangeeliumil, ikka Jeesusel, kes on siis maailma tõeline valgus. Ja mitte ainult selle vaimuliku kasvu ja pühitsusprotsessi pärast, vaid ka selle pärast, et see on suurepärane relv saatana valede vastu. Ja parim kaitse saatana valede eest ongi Jumala tõe ehk Kristuse evangeeliumi tundmine. Püha vaimu väes. Aamen. Teeme palve. Jah. Tõuseme palvesse. Ja issand, tõesti täname sind selle eest, et oled oma sõnas meid jätkuvalt juhendamas, õpetamas, et me ei eksiks ära tõe alustelt. Issand, me tihti inimestena laseme maailma ahvatlustel ja pimedusel ka ennast kõrvale tõmmata, seepärast issand, palume Taaveti moodi, et vaata issand, katsu läbi meie süda, et me ei oleks valu teel. Ja kui me oleme sellel teel, siis issand, juhata meid palun tagasi eluteele, mis viib Jeesus sinu juurde. Aitäh sulle, issand, veel kord sinu sõna eest. Aitäh, et meie vastu kõneled ja issand, sina tead iga meie üksiku südame olukorda. Sa tead, issand, kas ja kui palju seal on midagi veel neid selliseid pimedaid soppe. Siis issand, palves me tõstame need sinu ette. Issand, sinu ees ei ole midagi varjatud, ei olegi mõtet sinu ees midagi peita. Seepärast palume, kallis püha vaim, Jeesuse vere läbi puhasta ja pühitse meid, et me oleksime sulle meelepärased, oleksime, issand, sõnakuulelikud sulle. Et selle läbi, issand, sa saaks ikka meie kaudu ka oma plaane ellu viima hakata, paremini. Et selle kaudu võiks issand kogudus kasvama hakata. Nii nagu see sõna ütleb, et sinu kohus algab sinu enda kojast, seepärast issand puhasta ja pühitse meid kogudusena seespoolt. Et issand see puhtus, sära, valgus võiks hakata issand tõmbama tõesti ka väljaspool olijaid meie kogudustesse. See on olnud täna meie palve. Et püha vaimu tuul saaks liikuma hakata. Seepärast, issand, anname oma südamed ja elud sinu kätte. Vaata, et seal ei oleks midagi sellist, mis sulle au ei too. Puhasta ja pühitse meid.
aga aitäh, et sa, issand, kuuled palveid ja sa ei mõista meid hukka, vaid issand, tõesti sinu vereväes on see puhastav ja andestav vägi. Aitäh sulle selle eest. Aitäh, isa taevas, et oled seda meile kõike võimaldanud ja kinkinud meile tõelise evangeeliumi, Jeesuse Kristuse, kelle kaudu me, issand, seda kõike võime taodelda. Aitäh sulle, Jeesus, selle eest. Aitäh, et läksid ristipuule. Aitäh, et, issand, tõusid surnud ülesse ja tühistasid kõik saatana teod risti peal, ka meie eksimused ja pimeduse teod. Aitäh sulle selle eest. Issand, tegid tühjaks ka saatana nõu haiguste näol. Jätkuvalt paneme, issand, need inimesed sinu ette, kes haiguste küsimused on täna, issand, kogudusest sinu ette toonud. Issand, kinnita ja tervenda. Jeesus, sinu vereväes on vägi. Me usume seda, me teame ja deklareerime seda. Deklareerime võitu nende inimeste elude üle. Et ka selle kaudu, issand, see sinu tundmine nende inimeste eludes võiks tugevalt esile tulla. Ja issand, isegi kui sa peaksid need ära kutsuma, siis issand, et nad oleksid valmis sinuga kohtuma. Issand, sündige sinu tahtmist mööda. Kõigest täname, kiidame, austame sind. Jeesuse võimsal nimel. Ole ja jää nüüd meiega. Amen.